Tere sõbrad, Gert siin. Täna siis uued seiklused ootavad meid. Ja nimelt alustan videot seekord Lätimaalt. Oleme tulnud siia, kahjuks ma ei saa aru, mis koht see on, mingi Kokupluni, mida iganes, siit ei saa aru. Ühesõnaga, täna läheme piiri taha jälle ja õigemini juba oleme, nagu te arvate saanud, aga lähme Leetu. Hetkel oleme siis Lätis ja tegime ühe sirutuspausi. Kell on hommiku 9. Ei, valetan 9:30 vist või midagi sellist. Aga no vahet ole. Näitan teile natuke. Mingi hiiglaslik lusikas. Seal on mingi kirved ja toolid ja mingi tüüp. Et mingi suur jõgi ja värgid. Aga jah, et Intsu pere siis põhimõtteliselt mõtles, et eile helistas, kuule, lähme trippima. Mõtlesin, ma ei saa, mul oli tegemist. Aga et homme ei taha minna või? Mõtlesin, tavaina. Mõtlesin, pane lähen paika ja lähme vaatame. Ja siis oligi, et hommiku tulid järgi mulle ja lähme siis Leetu. Aga sööme kindlasti head sööki. Fakt on see, et me ööseks jääme kindlasti ja loodame ägedaid paiku ka leida, et ja edastan ka need ägedad paigad kõik teile. Aga isegi see on siin mõnus. Seal taga tegelikult tossa ka mingid tüübid grillivad. Aga kaamera vist ei võta välja, aga vaadake kui ilus. Loodus on juba tärganud, kõik on roheline. Ja võt nii on. Et aga lähme vaatame, mis teised teha. Väike põiepeatus vist oli. Muideks ma alles 2 päeva tegelikult kodus ka olnud. Ei saanud isegi motohooaja avamisele minna sinna Pärnusse. Kuna pidin aega teenima. Olin metsas. Kevadtormil. Vot nii. Aga jah, ma ei tea. Ühesõnaga, nüüd seiklused alaku ja loodame, et tulevad vinged päevad. Vot nii. Aga ma näen mingisugust laululava või midagi. Läheme kähku viskame pilgu peale. Igast puust nikerdusin siin tehtud. Pardid, luiged, igast linnud ja värgid, see. Vot selline laululava siis. Ja sealt edasi siis lähevad matkarajad ja igast turnimist sellised värgid lastele. Aga ega siin kaua ei peatu selles suhtes, et meil on vaja edasi sõita. Leet on pikalt veel otse panna. Täna söönud ei ole. Kõht on tühi, koriseb lausa. Et vaatame. Kuskil peame söögipausi ka tegema. Siin on kõvasti puid langetatud. Siin nikerdavadki. Igast kujud on juba tehtud. Pellikud. Ja auto seal taga siis meil. Aga küll näete ka seda. No nii, sõbrad. Me liigume kohe edasi, aga ma näitan, kes täna kaasas siis on. Intsu isa ja Intsu poeg. Tervist. Ehk siis mõnus seltskond. Et oleme sattunud sellesse Strensisse ja siis jõe äärde, kus siis vanasti neid palke saadeti. Et see on selline pargikene ja soovitan soojalt, et tulge vaadake. Ja. Aga nüüd kimame edasi, sest teekond on pikk. Kuule, mine nüüd sa taha istu, te tükati siis jalgu väsi ära. Tavai. Teeme vahetustega siis jah. Istu taha, siis saad natuke puhad, näed, jalgu sirutada. Tavai.
võtad, et kuradi. sa saad nagu selga toetada, vaata. Saad jalgu liigutades, ei sinu jalg ära. Nagu president taga. Et kes ära tunneb, siis eelmises Läti osas me käisime siin veel tagasi Eesti poolel sõitsime, siis käisime siin tankimas. Aga siin on üks toidukoht. Burger 66. Vaatame, äkki saab midagi süüa. Kõht koriseb juba, kurat. Kuda teil on? Pole viga. Kõht tüü? Me on hommikul praad tehtud juba, aga vaatame. Aga ära ei ütle. Ära ei ütle, jah. Et viskame pilgu peale. Äkki saab midagi mõnusat. Päike ka välja tõlda. Jah, ilm hakkab looma, jah. Laul käib. Vaatame nüüd laua peal. Väike hubane koht selline. Ühesõnaga, me ikkagi siin ei söö. Ühesõnaga jah, seal Burger 66 järjekord 30 last ootas oma sööki ja tund aega oleks pidanud ootama seal. Et siin kõrval kohe need Burger 66 on seal, Circle K, noh, võtsin hot dogi, et lööb kõhu käima. Et mul juba korises nii kõvasti, et eks leiame päeva peale kindlasti mõne mõnusa koha, kus sööme paremini ka, aga algus seegi. Õues on jõhker tuul täna. No nii, Otto Kingi all, kõht ei korise enam. Võtsime, kes võttis kohvi, kes võttis energiajoogi. Ja proovisime sellist. Ma arvan, et see on Läti šokolaad, Laima šokolaad, pole kunagi proovinud. Laima on Läti, jah. Et, jah. Ja nüüd teekond jätkub. Tuul on metsik. Me oleme Riias kohal. Ta on nii värvitud mingi. Ei, ta lasevad rooste ja lakivad ära selle. No nii, oleme Leedus, sõbrad. Ja oleme jõudnud Ristimäele. Vaatame selle kurikuulsa koha üle ja siin on mingi kirik või klooster või midagi, suur kell on üleval tornis. Franciscus. Aeg külas.
Kuidas meeldis Ristimägi? Väga äge. Käisin 15 või 16 aastat tagasi. Aga minu meelest on palju muutunud. Et Mina käisin esimest korda ja väga äge oli. Valverännak on meil tehtud nüüd. No nii sõbrad, Ristimäel käidud, järgmine peatus Palanga. Et lähme vaatame, mis seal toimub. Noh, kus me käisime? Petsas, loodust vaatas. Nautisime loodust vähe, jah? Nautisime. Oi. 120 kilti Palangani. Tegime väitse põiepeatuse ja teekond jätkub. Ilmaga, jah, vedan, noh, veits tuulin on, aga Eestis sajab padukat, siin on päike. Ei ole hullu midagi, väga mõnus. Energia joop. Päris hea. Ja teekond jätkub. Road trip 2026, jee! Ja nii jõudsime Palangale või noh, tegelikult oleme ammu siin juba. Võtsime mingi hotelli omale. Ja ei ole küll spa hotell, aga bassein on väljas ja suur ruum. Võtsime mingi sellise sviidi. 4 voodit on olemas, selles võttes kõik saavad rahulikult magada ja et nüüd pargib auto ära ja siis lähme poodi ja siis hakkame vaikselt elu nautima ja uurima. Et ma arvan, et ta elab siin ise selle hotelli kõrval, et oma koju lubab parkida, vähemalt tundub niimoodi. Kohe vaatame. See hotell või koht, kus me ööbime, on siis siin. Ja selle koha nimi on All Seasons Palanga. Et siin me siis ööbime. Ja näeb välja see selline. Et saime uksekoodid, värgid-särgid. Meil on õues bassein, kus on ühesõnaga praegu on 23 kraadi kuuma seal. Noh, kuum ta ei ole, aga soe. Ja ainult halvasi on see, et kella 8-ni lahti. Ehk siis tund-pool on jäänud. Ja mis veel? Väikene vets ja 4 voodit ja 1 telekas. Aga ega rohkem polegi vaja. Me just otsisime tegelikult ööbimismaja, ööbimiskohta, kus saaks lihtsalt ära ööbida. Et kindlasti me läheme veel linna peale poodi sööma ja kes teab, mida veel. Ja homme juba uued seiklused. Aga vaatame. Ma olen excited, tahaks juba asjad ära panna ja puhata. Nii, tulime väravast sisse. Ja siin on palju puhkealat. Igal pool on toolid, värgid, särgid. Puhata saa. Päike paistab, värgid, särgid. Siin on puhkealasi päris palju, et lauad, toolid iga nurga peal, et normaalne. Et siin on bassein, soe vesi, värgid, särgid. Rõdu vist isegi peaks olema meie oma sealt sviidi. Eks kohe näha, aga kindel ei ole. Võib-olla on mingi veel kallim märk, et ei tea. Aga siit võetakse see sinine värk pealt. 23 kraadi pidi soojana. Selline koht. Aga ilm on küll mega ja suuda korrata, et Eestis sajab vihma, siin paistab päike ja helesini tajab. Külalised tulevad, näed. Eestimaalt. Oi, tere! Tere, tere! Tore, et vastud. Palju uus. Joo! Kellele? Seda vist ise paned kinni. Okei, seal on.
ei, ma ei tea, kas ma pidin ütlema. näe, all on mingi kokteilivärk ka. ei, ta ei käskinud öelda. ta käskis öelda, et kui me tahame seda spaasse, või no ütleme, et bassiini see tähendab. Et siis me peaksime talle helistama mainima, et see, et ta seal katte maa võtaks. Ja siis ka, kui Meil on kõige viimane tuba siin. ära lähe, siis me ka mainima. Et see, siis ta teeb selle lahti. Mis see kood on? 8. Ja siis trellid. Nii, üks suur voodi siin, telek. Teine suur voodi, seal veel 2 voodit, telekas. Kes kus magada tahab ja? Vot nii. Et nüüd natuke pakime ja vaatame, mis edasi teeme. No nii, sõbrad, asjad on ära antud. Ints tahtis veel seal pessu minna, värki-särki. Et me vist nüüd õhtu ei lähegi basseini. Mõtlesime välja, et lähme varem linna peale, lähme sööma igal poole, värki-särki. Tegid juba poisid õlud lahti ja. Et ühesõnaga Ints käib pesus. Ja siis on minek, et ma ei viitsi seal toas passida. Et kui me siia sisse keerasime, siis ma nägin, siin oli mingid purskkaevud või midagi. Et lähen parem jalutan natuke. Näitan teile ka natuke contenti. Et vaatame, mis siin on. Lähen viskan pilgu peale. No nii. Inimesi on päris palju. Jalutatakse lastega, koertega, kellega iganes. Aga siin on üks väga ilus park. Ja et ma ei tea, vaadaks seda ilma ja mega kõvane. Aga ega siit ei oskagi juhugi poole minna, täiesti võõras kantud. Ma ei tea, kaua nad pesevad see. Kas minna kuhugi jalutama ja vaatama, et ei tea. Väga kaugele ei taha ka minna. Üksi oleks siis ahima juba kolaks ringi kusagil. Inimesed puhkavad, istuvad, kõik on hästi rahulik selline. Normaalne. Siin mul kõrval on tegelikult hiiglaslik kirik. Et jah. Igal pool on pargid, värgid, särgid. Lillemeri igal pool. Võin korra pilgu peale visata. Leedu lipud lehvivad, mingid monumendid, värgid, särgid. Et jah. Aga lähme vaatame kirikuhoovi korraks. Mingisugune selline kirik, ei tea, kas siin on mingid pulmad või midagi või igast kõik tulevad lilledega, võib-olla mingi kooli lõpetamine või midagi. Et jah, ma ei kujuta ette. Muidu päris võimas, aga ma liigun tagasi. Muidu lähen üksi liiga kaugele ära ja vot nii. No nii, siin keskväljakul siis. Või ma ei tea, mis koht see siin on, aga peame kuskilt mingi toidukoha katsima, kus me süüa saame. Kõhud on väga heledad. Et siin ka mingid täna, mingi poed, värgid, särgid. Villa Verona. Ega Palanga olegi üks suvituskuort linn. Siin pidavat olema nii, et isegi paljudega inimeste kodudes saavad ööbida. Lähed ukse taha ja
küsid, kas võid siia hoovi sul telgi panna. Keset tipphooaega pidigi nii olema. Et hotellid olid puupüsti rahvast täis. Paljud teevad kodus väikest businessi. Kommiraha eest saad seal ööbida siis. Aga jah, sellised lood. Muidu ilus puhas, siiamaani on kõik tundnud. Vaata. No nüüd ei oska inimene käiguga käima panna. Aga mis teha? Vähemalt ma üritasin. Ühesõnaga jalutuskäigul käidud. Nüüd ootame Intsu peret ja siis lähme otsime süüa kuskilt. Ja siis lähme poodi. Siis võib-olla teeme võlujooki, kes teab, äkki lähme mere äärde jalutama või kuhugile midagi ägedat vaatame. Ja vaatame, käigu pealt niimoodi. Lähme sööma, Meatbusters on kohe nimi, viskan pilgu peale. Hello. Hello. Do you have English menu? Lähme õue. Ei, see on sees. No nii, võtsime poistega väiksed õlled. Nemad läksid kindla peale, võtsid heinekene, mina tahtsin kohalikku proovida, et see on kohe sellist teist värvi ka, et vaatame. Esimene emotsioon, kuidas maitseb. Oda, ma võin sul. No. Mulle maitseb. Päris hea. No nii, söögid toodi lauda ja mul on vürtsikas, sriracha, burger, barbecue. Ja nemad võtsid sellised, mingi kamado või midagi, ma ei tea. See nimi ei jäänud meelde. Aga päris hea. Täitsa huvitav tundub. Laseme hea maista ja vaatame, mis edasi teeme. No nii, sõbrad, heined sees, mega. Ja Leedu kohalik õlu oli ka mega hea. Vaadake sinna, vihmapilvi. Mis see piisk mehele teeb? Ja, mis see piisk mehele teeb? Nüüd paneme sinna tormi pilvede poole ja lähme vaatame randa. Lähme vaatame promenaadi üle või mis iganes seal on, et mille pärast need inimesed siia kipuvad. No nii. Mingi selline värgendus siin, ma ei tea. Kohe varsti peaks mere ääres ka olema. Vaata, kui igale poole, igas suunas läheb teed. Vaata, rattad, ilus, kuradi suur väljak. Ja nüüd läheme siis randa, seal on suur promenaad. No vaatame. Balti mere äärde. Jah. Mütsiga turbomoodi lükkama, kas muidu lendab minema. Kurat, see on ikka, jah. Ei oleks arvatki või? Vähe kõvem märk. Ei, Pärnuga ei saa võrrelda, see on ikka vinge. Liiv on ka väga ilus. Mõlemale poole pikalt. No nii, hakkame vaikselt kohale jõudma. Vaated on küll vapustavad, kurat. Thanks. Mingi väike kala.
Kariibidele. Sinna. Ülikõva. Balti mere ääres. Jumala kõva koht. Ülikõva. Vaadake seal taga. Sinine taevas, kurat, teisel pool hele sinine. Mõnus lained, surfarid panevad seal taga. Kõva värk. Suvel võib siin ikka metsikult vingi olla, ma ei saa ikka üle. Ülilahe. No nii, lähme siis sõitma. 10 euri pilet. Ja vaatame. Hullud pilved küll seal. 3 tiiru vist ja üleval peatub, nagu ma aru sain. Let's flipping go. Ise peame kinni tõmbama. Ei, ta läheb ise ringi. Welcome to the largest and most modern Ferris wheel in the Baltic States. Have a nice impression seeing wonderful view of Tonga. For your safety, please sit on opposite sides of the cabin and don't swing the cabin in any way. Nutisõltlased. Mis teha, näe? Türa see hull sadu on, jõuge sadu on. See on purgaa seal, vaata. Nojah, ega torm tuleb, lubas tormi ka. On ja tuleb ka. Eelmise tiiruga õndi suur tuul ju. Sõbrad, selja tagant kohe jõuab torm meie juurde ja me kõigume siin kuradi. Ja see ei ole mitte väike torm, see on mingi purgaa juba. Johha ei tii. Del Jusu Souguma. Kõrtsi minna, jah. Kõik oli süsimust, Helmut. Jaa. Põlema läks, päris äge. No nii, vihm hakkas sadama. Läheme teeme hõlu. Mis me teeme siis? Tulime vihma eest siia varju, teeme väiksed õlled. Mis õlu võtsite, Ints? Pierra Moretti. Ja ma võtsin siis mingi kohaliku sellise tumeda. Vaatame, kui ta mekib. Kuule, päris hea. Ma näeb kange välja, aga tegelikult on päris hea, kui tahad proovida. No, proovida. Lõhn on jälle huvitav. Ei ole üldse halb. Jaa. Nad tegid segu mingid, jah. Õlu tingi all kõht sai, see on hea all, aga kurat ikka tibutab. 100 raisk. Head lehmad ei lenda. See mingi pikane nagu kostid ka, vaata. Need olid need. Bambinod. Bambinod, jah. Ei olnud, no see mokasino. Sombrero ka pähe. Tee maja. Tagant kiriku juurest. Aga siin vist oli kuskil pood kohe. Jaa, oligi. Põhimõtteliselt tänava lõpp oli küll. Tegelikult on äge. Kas keegi mäletab seda kuradi seda, mis ta oli lõbuspark seal kuradi selles? Tartus või? Jaa. Väiksena ma sain ikka käidud, jah. Teil olid sellised autod? Jaa, oli. Vanasti igal pool olid need Tivolid värgid. 3 tärni hotell. Tähtvere lõbuspark oli ta.
laulab keegi. eks siin igal pool pubid ja baarid ja hotellid ja söögikohad. äge. seal maja küljes on vanad pildid, milline kunagi välja nägi see promenaad ja värgid. ma ei tea, kas selle seikluskaamera pealt näete, ega väga vist ei pruugi näha. aga päris äge. Nints enne ütles ka, et mingi, mis sa nägid silti, 1800 mingi midagi. no see 1810 või midagi sellist, 1809. jah, et kui tehti see. aga see on täitsa loogiline, kui vaadata neid pilte sealt. et noh, eks ikka renoveeritud kõvasti ja aga noh, esimest korda tehti jah. 200 aastat tagasi, kurat. Sadase vaata, kui ilus on. On jah. Näed, kirikutorn, kell on palju see kell meil teab? pool 9:30. Pool 10. Nii, lähme Rimmisse. Rimmi on siin kohe üle tee meil. Väikene selline tellisest punane, kus kisub alles tormiks. Nii, käisin poes ära. Hästi väike Rimi, ega siit väga midagi ei saanud. Aga nüüd liigume siis tagasi hotelli poole. Kurat vihma sajab. No nii, oleme tagasi hotellis ja teeme väiksed lõuatäied ka, et võtsin Eestist kaasa siit Jõhvika Kasepää Herne talu mingi napsu. Et kes on mu videot näinud, kui ma käisin Peipsi Toidu tänaval talvel, väga vinge, võite vaadata, äge video. Et sealt ostsin mitu tükki kaasa erinevaid, et ostsin ka sellise asja, et mekkime ära, peaks üsna kange olema ja vaatame, kuda on. No proovime seda, siis ei taas kujutada. No, esimene emotsioon. Ta on magusam kui viin. Liköör. Korraks tundub nagu kange ja siis järele maitse on hästi magus. Aga ta ei ole halb. Ta on omapärane midagi. Aga jah. No nii, sõbrad, proosid. Oli kõva ja läheb ägedamaks. Päris kange. YouTube'is täiesti laulud käima ja ülikõva. Ma arvan, et mis me siin õhtul ikka filmime, et sööme chipsi ja natuke teeme kanget ja hommiku näeme teiega. Davai, noh. Tere hommikust, sõbrad. Ilus, jah. Bassein, jah. Jah, leige selline. Ja seal on baar ka tal, vesipiipu saad seal teha. Aga me magasime hästi ja nüüd on aeg edasi liikuda. Linna peale tõuksi ka võtta, näed, on tõuksid tasu. Lähme vaatame süüa midagi ja siis seiklus jätkub. Aga kõigepealt on vaja auto kätte saada ja siis vaatame edasi. Lähme käime vist Leedu kohalikust poest läbi, et siin on küll Rimid ja Maximad ja kõik asjad olemas, aga tahaks nagu seda kohalikku värki, et äkki leiab midagi uut ja põnevat. Et jah. Aga muidu oli mõnus. Kujutage ette, et
60 euroga saate 4 inimesele ööbimise Kuurt linnas. Ja on veel olemas kõik basseinid ja igasugused rendivõimalused ja VIP-parkimine kurat tema oma koduloovis. see näitab seina peal seda Ma juba eile näitasin. sezon. All Seasons Palanga 1965. Et jah, päris mõnus koht, hea lihtne on sinna mere äärde ka minna. Ja. Siin on nii palju neid kohe jutti kõik kurat hotellid ja Ja. Et saab soovitada. Väga taskukohane ja selline keskmine. Ei ole küll mingi luksus, aga väga mõnus oli. Normaalne. Hinna kvaliteedi suhe oli isegi paigas. rohkem seda näitab. No nii, sõbrad, oleme siin poe juures. Poe nimi on Iki. Ja suur kohalik pood. Ja hetkel on suletud pool tundi veel. See oli vahepeal täiesti suletud. Aga täna siis avatakse ja kes teab, äkki on palju vingeid tooteid seal. Et rahvas juba koguneb. Sees oli kõik mingi, ma ei tea, inimesed möllasid seal, tegid seal ettevalmistuse asju. Kulkini tavasid oma poodi. Et äkki on midagi põnevat, mingit pakutakse midagi sünnipäeva puhul või mis iganes avamise puhul. Et ootame selle pool tundi ära ja vaatame, mis saab. Aga siin kõrval on mingi kohvipood. Vaatame, mis seal pakutakse. Siin on ikka inimesi sees, ma ei tea. 8 ikkagi. Kooki saad ka. Kutid võtsid kohvi, ma võtsin kakaod. Ja nüüd 15 minti veel oodata ja siis saab poodi. Väga maitsev kusjuures, väga magus. Mõnus. No nii sõbrad, käisime seal poes ära avastamas. Ja samad asjad nagu meil Eestis, et ei ole mingit vahet. Võtsin hommikuks söögiks omale sellise kana võileiva ja Red Bulli. Ja võtsin natuke koju ka mingit kraami, midagi uut Ilonale proovida, mingit krõpsud. Või meie ei ole söönud neid igast. Mingi nipet-näpet, komme, värke, särke, et Meene. Jah, väike meene talle ka. Leedu meene. Aga üldiselt jah, kui ma räägin, et see kett on ju täiesti Leedu kett, et aga asjad on ikka samad, mis meil Eestis. Et isegi Kalevi šokolaadid asjad on siin ka müügil, et võtsin sooja sellise saiakesega, pitsasaiake või ma ei tea. Päris hea, selline hommikupala. Külma Red Bulli kõrvale. Elu nagu lill. Varsti seiklus jätkub ja täna on jälle palju plaanis ka. Ägedaid kohti külastada. Täna me nüüd sõidame tagasi Läti poole. Et me Leetu sügavamale ei lähe. Et lähme mööda rannikut tagasi. Et seal on palju ägedaid kohti vaadata, et vot nii. No nii, jõudsime Lätis sellisesse linna nagu Liepaja. Ja vaatame, mis me siit leiame. Siin on üks maruvinge sõjaväe muuseum ka. Hotellis me oleme siin. Ja. Siin on äge hotell on. Teab palju üks öö maksab või? No. 550 euri. See on raisku. Me saime 110. Ei, 130 midagi arvata. No nii sõbrad, kohal me oleme siin. See küll pole päris see muuseum, aga oleme siin mere ääres. Siin taga tegelikult päris pikk kai jälle. Ja siin tuul on hästi kõva.
saagi isegi. Läbi ekskursioonide ainult. No nii sõbrad, siin on selline militaarmuuseum ka. Igast punkrid ja värgid ja ekskursioonid ja korralik kokastraat siin, kurat. Aga seal on, näete, tank ja... Et ühesõnaga siin tehakse ekskursioone. Ja siin on mingi ajakava ka, et peate mingi ette tellima omal kiiriga mingi värgi. Kahjuks me ei saa. Et jah, pole tellinud kahjuks ette. Paneb ka lillis sulle paar valamit. Lehevuur on ka lille. See on ka lill 3. Tõesti kõrge mägi. Arra, kui ta on? Täiesti rahuldav. Nagu president taga istub. Jaa. No nii, sõitsime mere äärest edasi. Alustasime 3. kohast, kus kõik õhku lasti kunagi. Sest number 2 on muuseum. Sinna ei saanud, aega polnud broneeritud. Nüüd oleme siin number 1 koha juures. Kuulab mingi... see tiivik. Jaa, jõhker mingi tiivik. Aga tuul on nii suur, ma loodan, et teil väga see krabise. Ma loodan, et... Aga noh, nüüd lähme vaatame, mis siin on. Tundub ka päris vinge koht, et... Vaat nii. Siin on isegi mina käinud. Hakkasime ära sõitma, vaatasime mingi koobas või midagi. Grillimiskohta värgid. Varjualune. Vihma eest saad sinna urgu minna. Kuule, see küll varjem.
vaata, läheb kaugele sinna, igal pool. oota, autos on korralik taskulõpp. Davai, siin läheb ikka ümberringi, kajab ka päris korralikult. Võib-olla läheb päris pikalt edasi. Kust me alustame? Otsa või parema? Ossa vana, mingi sügav või? Jaa. Näita korra alla uuesti. No need jõuks on kõik käigus. Jaa. On märg. Kui joppa ei tii. Kas päris putsis? Jumala kõva ju. See on nagu juba kuskil filmis või? Siit saab, jah, see on. Mis seal on? Mingi nool on pandud meie poole, siit saab ka välja või? Vist saab, jah? Jah. Paremini täiesti, on ju? Ülikõva. Vaata, kas sinna paremale läks midagi vist? Või ei läinud? Siit hakkab välja. Siit vist. Ja me tulime siit. Ei, me tulime otse. Aga siit vist läheb alla või? Ei lähe? Ei lähe. Ei lähe. Ei lähe. Ma teiselt puhul vist on vesi sees vaata. Kuskilt seal peab tulema, jah? Ma teiselt kogugi veel. Huvitav, kus need käigud siis alla? Siin on trepp. Jah. Tahad vaatama? Ei minagi. Saad minna. Võime, seiklust ära. Ainult, et ma vist pean oma lammi võtma või sa pead aeglaselt minema, muidu ei näe astuda ise. Tule, see on mingi hull rägastik. Tule vaata. Viis minna. Päris kaua. Hull rägastik läheb. Ilma, ei viitsi. Hull rägastik. Ma korraks vaatan nurga taha. Nüüd taskulapp. Südamed, graffitid, täis kõik. Ega vist siin on, ma arvan, ümberringi seesama asi. Jah, siit me nägimegi ülesse, jah. Ring on lihtsalt, saab peale teha. Aga äge. Ei sittud see minema muimi. Oli või? Unissuud sitta oli. Vasarnad. Kõva värk. Ui vittu. Praegu oleks sisse kukkunud reis. Jurised midagi tagasi.
sealt veel kaugele kuhugi. Siit tuli. No. Lai värk. Ei tea. Alumuse korrusele võib-olla. Jah. Siin on veel palju neid kellerid asju. Tead, siin on laskekohur mingi olnud. Jah. See vist tahaks samamoodi mulle tulla. Ei lähe. Need on, kui alt lähevad need postid alla, nagu see valde ääres oli. Jah. See on samamoodi. See mõte, et minu hullud läksid, aga... Tere koopa meelde. Sinu läksid sealt sisse ei kadu. Ei, ülikõva, kui keegi teist siia satub kunagi, siis See oli elamus, see oli. Soovitan, tulge hulkuge ringi, mega vingi. No Kevin, mis magasid? Ei, ma vaatasin, äkki saab see vähe lihtsamaks lasta selle. Siia ette. Lihtsast täna raisk. Oleme jõudnud Kuldiga linna ja siin tahame nüüd teha mõnusad söögid ja vaatame, mis selle linnal meile pakkuda on. Siin läheb siit üle sellest. See on see Kuldiga vanalinn. See on väga maaliliselt ilus. Siin on siis mingi sild ja kosk ja ma ei tea. See taga on hiiglaslik vaatetorn, kuhu me veel lähme. Aga ma ei tea, siin on mingi toidukoht ka vist, et võib-olla lähme haarame süüa kõigepealt. Siin siis. Et vaatame, mis nad pakuvad, kõhud on tühjad. Toodi väike eelroog nii kauaks, kui toitu ootame. Tundub väga värske selline sai ja mingi võie ka veel saab peale määrida. No nii. Punu on täis. Aga kas käime seal all, siis on ära, siis ei pea siia tagasi tulema. Ai, kus siin on abiellunud jälle, kett ja tee. Vaatame selle sillavärgiga üle. Näed, tualetid, värgid, särgid, kõik olemas. Sealt võid maja, see malla Kevin oli ju. Ma arvan, lähmegi sinna või? Sinna? Lähed siit, lähed selle kosega ära täpselt. Kohe näitan teile, vaadake kõigepealt seda silda, on. Väga ilus, on. Ja nüüd vaadake sinna neid koskesi pikalt. Et me oleme veits lähemale, me oleme veel liiga kaugel, aga
aga oma silmaga vaatad on ikka mega. Kogu jõe pikkuses, ulatuses on selline väike madal kask, aga jumala vinge. Sireli lõhna täis kõik. Väga vinge. Kogu jõe ulatuses. Pikk selline kask. Ülilahe minu arust. Ja seal on see sild siis. Kevin, ujuma. Tead, isegi lähed. Ja nüüd libiseme raudselt, mul on kombeks. Mitä? Jah. No nii, sõbrad. Tagasi kaldale vaja saada siit. Ja siis läheme sinna vaatetorni. Hästi kõrge vaatetorn. Muudi on sellel ju. Mis ta on see Jagala joal või? Jah. Põnnine vees kõige läbi seal. Täitsa ilus. On küll. Sa oled käinud sinna? Jah. 2 korda isegi. No võt. Aga vahet ei ole. Ega ta koledamaks ei muutu. Mida? See on ka Puerto Sulatamaa. Ma ei tea, kas Sulatamaa on tolles maas või isegi siin või? Suvel mõnus. Olla, jah. Jahutad see kuradi jääs ennast ja sööd siin kõhu täis, lähed vanalinna. Suvel on tõesti äge. Sellega ma täitsa nõus. Tuleb võtad mingi seisub reisi ja ongi käid ujumas ja... Kes teab, äkki mingi saunatärgi teal kuskil külaliste maja saab? Ei, muidugi teab. Siit ka saame sisse. Ma arvan ka. Ühesõnaga, näete kui villakas see on, aga nii ongi ehitatud. Vaatame, seal peaks ühele päris hea vaadala. Vaade on metsik, aga tuul on ka väga äge. Ilus sild ja ilus linn ja ilus jõgi ja villakas torn ja... No nii, sõbrad, vaatetornis ka käidud, vägevad vaated ja ega muud olegi. Tagasi auto juurde, vaatame, mis elu meile veel toob. No nii, sõbrad, oleme oma road tripiga jõudnud Läti vabaõhu muuseumi juurde ja kahjuks me sinna küll ei lähe ja meie aeg on koju minna. Ühesõnaga natuke on koduni jäänud, aga väljas hakkab vaikselt pimedaks minema, kell on juba 9:30 õhtul. Et ühesõnaga, meil oli ülikõva trip, mulle õudselt meeldis, väga vinge. Loodan, et ka teile meeldis, sõbrad. Ja tänud, et vaatasite. Kui teile video meeldis, nagu ikka, pange like. Hakake kanalit tellima. Annab motti mulle teile videosi teha.
ja õiged fännid, kes juba follow'vad, nagu ikka teate juba. Nädal on teil aega, et 3 korda hype nupu vajutada. Hype! Ühesõnaga, ülikõva oli. Ja näeme järgmises videos, nagu ikka. Tšau!